Tere! Mina olen Triin. Täna on meil jututeemaks poisid, mehed, emad. Ja minu vestluspartneriteks on täna 2 kogenud ema, Annika ja Anne. Ja me räägime täna sellest, millele võiks tähelepanu pöörata poiste kasvatamisel. Et millest siis selline teema? Ja ma arvan, et väga paljud naised on mingil eluhetkel öelnud sellise lause, et kõik mehed on ühesugused. Ja loetlenud siis need omadused, et mehed on sellised ja sellised ja sellised. Ja alati mul selliseid väiteid kuuldes tekib küsimus, et kuidas on mehed sellisteks siis kasvanud. Et me praegu ütleme, et kõik mehed on ühesugused, mis tähendab seda, et mehed ei vasta kuidagi nagu meie kui naiste ootustele. Aga kes on nad selliseks kasvatanud? Et mida on emad siis teinud sellist, et mehed on kasvanud selliseks, nagu nad on? Või on see teema keerulisem ja on neid mõjusid siin rohkem? Et kõigepealt ma küsiksingi teie käest seda, et mis on teie meelest mehe juures kõige olulisem? Mees ise ikka. Aga mis teeb mehest mehe? Seal on nii palju, seal on minu jaoks on küll hästi palju omadusi. Jah, mina ei oska midagi välja. No mõned omadused, et mis teeb mehest mehe? Viisakas, intelligentne, tähelepanelik. Esimese mulje põhjal. Anne? Minu mehe ideaal on vanusega küll muutunud, aga ma mäletan noorena, et ma olin oma abikaasale ääretult tänulik, et ta oli hoidev ja märkav, mida ma parasjagu vajan. Et minu turvatunnet suutis ta alati toetada. Ja hilisemas elus on olnud igasuguseid aegu, eks ole, aga nüüd ma naudin nagu seda, et ma võtan teda niisuguse nagu ta on, sest mehed lähevad järjest mehisemaks elu jooksul. Ma võtan teda tema heade ja halbadega, aga ma otsin sealt välja selle, mida ma saan nagu imetleda või mille üle ma rõõmu tunnen, et tal hästi läheb või et ta areneb või. Aga seejuures vahel tunnen, et ikka seda hoolimine on hästi oluline ja märkamine ja naisel see turvalisuse hoidmine. Et eks see armastus ju muutub ka erinevas vanuses erinevalt ja eri tasemed on seal, mis tähtis on, eks ole. Et algul võib-olla see keemiline side ja seksuaalsus ja laste sünd ja siis laste kasvatamine ja hiljem ongi see inimeseks olemine või see inimeseks olemise viis või. Ja teine asi, et see vastastikune jagamine, et ta saab sinu peale toetuda ja sina tema peale ja samas sa nagu austad tema seda valitud teed ja tema sinu oma ka ja nagu üksteisele antakse nagu ruumi ka. Jah, see on tähtis tegelikult nii. Ma arvan, et ka mehel on tähtis seesama asi, et naine oleks selline märkav ja hooliv. Aga kuidas siis, nagu mida saaks ema teha, et ta poisis nagu sellist märkamist ja hoolimist innustada või kuidas sellist asja õpetada saab? Mina ei tea, minul poisse ei ole, aga mina olen näinud ema, kes on kasvatanud ikkagi väga supermehe. Et ikkagi ema. Et ema on üksi kasvatanud? Jah. No kindlasti oli seal teisi tegelasi ka, aga ikkagi ma arvan, et emal on hästi suur mõju. Ja palun kirjeldada, et milline see supermees siis on, mis iseloomustab supermeest?
kui sa ütled, et supermees, siis järelikult on nagu ideaalne, mis teeb tema siis selliseks ideaalseks? No ma pean natukene seedima seda asja. Ei, ma praegu ei ütle. Anne, soovid sa midagi öelda? Kui niimoodi hästi lühidalt ja pinnapealselt vastata, siis ma ütleks, et kui laps on saanud oma vajaduste ja kehaliste vajaduste ja hingeliste ja vaimsete vajaduste toetamist ja arengu soodustamist ja on nagu sa saanud iseendaks kasvada, siis ma arvan, et see ongi see alus, et ta suudab ka teisi märgata ja teisi toetada. Sest tegelikult pojad on väga-väga emaga seotud hingeliselt ja ema on neile teatud vanuseni kõige tähtsam. See lihtsalt on nii. Mul endal on 3 poega. Ja kas nad valivad siis endale naise, valivadki ema järgi või? Nii öeldakse, et tihtipeale on naine ka ema näoga. Aga see ei ole alati. Aga tihtipeale öeldakse jah, et valitakse oma ema moodi naine. Okei, nende kvaliteetide järgi, et kas ta keedab ja küpsetab või ta näo järgi. Vahel on näo moodi kaasa. Ütleme konstitutsiooni või kehaehituse tüübi moodi võib-olla või. Võib-olla ka mitmed asjad. Aga sul on, Anne, nii pojad kui tütred, et mis on nende kasvatamises olnud erinevat? See on nii huvitav, et mul esimene laps oli tütar. Ja siis oli 6 aastat ainult tütar meil peres ja siis sündis poeg. Ja see on hästi erinev, et tütar on väga lahe, aga see ema side pojaga on hoopis nagu sügavam ja teise kvaliteediga. Et samas ju isad ka ütlevad, et nad tahavad poega, eks ole, eriti veel esimene poeg oluline, kes talu pärib vähemalt vanasti Eestis, eks. Aga tegelikult emad hoiavad ikka poegi ja isad tütreid ja see hingeside on emale endale hästi oluline ja pojale ka. Ma olen palju lugenud selle kohta, et poja jaoks on mingist hetkest just oluline isa eeskuju. Ja poeg õpib isalt ka seda, et kuidas suhtuda naistesse. Ja tähendab, et poeg omandab isalt siis teatud sellised mustrid. Et mida te arvate sellest seisukohast? Mul tuleb meelde minu keskmine poeg. Ta oli väga emmekas. Aga ühel hetkel ma läksin kooli tunde andma ja ta ei andnud mulle seda andeks. Ta oli kuskil 1,5 või 2 ringis. Ja siis tuli lapsehoidja nendeks tundideks, mis ma siis koolis käisin. Ja siis ta hakkas isapojaks, sest ta leidis, et ma olen reetnud ta. Ja käis isal tihtipeale ka siis tööl kaasas ja isa töötas sel hetkel valgusreklaamis, tegi igasugust reklaami, eks ole, need paneelid ja mis kõik, eks. Siis teatas poeg, et tema on mondimees, sest isa. Et tegelikult tahangi öelda, et see 0-7, et see, mis ümbruses laps elab ja kuidas siis ema-isa seal käituvad, et selle ta võtab kohe naha vahele. Ja tegelikult, kui nüüd vaadata saatuses edasi, siis praegu on ta 23-aastane ja tõepoolest ta peale 9. klassi läks kutsekooli, aga teadlikult ja õppis automehaanikuks. Nii et ongi mondimees. Et see isa eeskuju nagu talle läks väga-väga peale elukutse mõttes ja ta ongi väga osav käeliselt ja tugeva teotahtega ja töökas hästi, nii nagu isa. No mina arvan, et ka tütardele tegelikult on, et see isa eeskuju ei ole ainult ju poistele, et see on tütardele ka täpselt samamoodi me ju vaatame pärast. Mehi vaatame ka selle. Ja teine poeg, vanem poeg. Temaga oli nii, et ta oli väga emmekas. Ta oli nii emmekas, et tüdrukud naersid. No nii emmekas. Ja see hingeline side, see oli väga-väga tugev. Aga üks hetk, kus ma tundsin, et
ma ei ole enam pojal üldse oluline, oli see hetk, kus ta oli juba puberteedi ja läbinud ja hakkas juba otsapidi oma elukutse omandama. Ja siis tuli meile koju ja ütles, et ma ütlesin, poeg, tule räägi muga. Ei ema, mida ma sinuga siin räägin? Ma lähen parem isa juurde garaaži. Sest teda huvitasid autoasjad, teda huvitas, eks olema pere loomine majanduslikus mõttes. Ja siis ma ütlesin, et ahah, selge, see aeg on nüüd läbi. Et kõik muutub, kõik muutub. Et samuti suhted ja lähedus lastega. Jah, aga siiski siin on võib-olla see uus teema, et tegelikult see hingeside emaga, see on ka hiljem oluline. Ja see on neile väga oluline, sest üks poegadest on mul praegu Austraalias juba peaaegu 2 aastat olnud. Ja ma väga teadlikult annan aeg-ajalt märku, et ma olen sinu jaoks olemas. Ja üks asi, mida ma elu jooksul olen õppinud, õigemini ma selle õppisin pigem läbi peale oma ema ja isa surma, võib-olla eriti tugevalt. Et sul võib olla peres palju lapsi. Ja alati on see õdede ja vendade vaheline, kes saab, minu lapsed kasvasid suht vaesel ajal, kes saab millimeeter paksema vorstiviilu leiva peale, eks ole, niimoodi naljaga pooleks öeldes. Alati see olelusvõitlus selle ema ja isa pärast. Aga tegelikult ei ole üldse tähtis, kas seal on nii palju või naa palju lapsi, vaid vanemana ja kasvatajana on oluline see, et laps tunneks, et temal on tema ema ja tema isa. Ja päevas on need hetked, kus ta teab, et see on ainult tema ema. Ei ole viiendik ema, ei ole viiendik isa. Et me suudaksime vanematena anda selle turvatunde. Ma olen sinu jaoks alati olemas. Ma olen sinu ema ja see, milline ema su õel või vennal on, see ei ole üldse tähtis sellele inimesele. Tal on tähtis, mis side on tal tema ema ja tema isaga. Ja need on ainult tema ema ja tema isa. Et see saladus nagu jõudis mulle kohale siis, kui minu ema ja isa juba läksid üle läve ja ma pikalt mõtlesin selle üle, kui me oma õega vaidlesime, milline oli tema isa, meil oli vahet 5 aastat. Tal oli täiesti teine pilt isast ja emast ja minul täiesti teine. Ja siis ma lasin täiesti lahti sellest, sest et ongi niimoodi, igal ühel on see aeg, mina olin pere vanem laps, minu ema isa olid noored, ilusad, ideelised, targad. 5 aastat hiljem olid nad teistsugused ilmselt, et just ma tahan öelda, et see aeg ja ruum, kus see laps kasvab, see ajastu. Et see on nagu see, kus on see tema ema ja isa. Kus ta saab siis naha vahele ja siis paljud asjad matkimisega ja ka pärilikult on saanud, eks ole, ja siis matkimisega ja käitumismustrite omandamisega ja ajastuga ka. No, mulle tundub ühe probleemina see, et ma tahaks teada, kas te olete ka sellega nõus, et mehed on muutunud vähem mehelikumaks. Et need poisid, kes hakkavad jõudma niimoodi, nad saavad nagu täiskasvanud meesteks, et nad kuidagi on sellised naiselikud. Ja kui nüüd näiteks on ainult ema kasvatanud poega, et siis ja kui tal ei ole üldse seda isa eeskuju, et siis, nagu me sinu jutust ka praegu kuulsime, et ikkagi isa eeskuju oli tähtis. Et kui nüüd meil on pojad, kellel ei ole ei isa eeskuju, ei vanaisa eeskuju ega ühtegi sellist ka meessugulast, kellest nad saaksid eeskuju võtta, et siis ju midagi väga tähtsat jääb minu meelest vähemasti puudu. Ja siis see poiss võibki olla nii-öelda naiselik. No, kas te nõustute või ei nõustu? Nõustun, aga vahel on mõnel poisil õnne, et tal on meesõpetaja. Ja see on ka suur asi. Nii et õpetaja võib olla samamoodi poisile suur eeskuju. Ja vähemalt kuni põhikoolini küll. Algklassides eriti. Ja see õpetaja ei peagi meesõpetaja olemas. Mina vaatan oma laste õpetajaid ka, et mitte ükski poiss ei tule sulle vastu ja ei keera nägu ära, ta ütleb alati tere, alati, ühesõnaga õpetajast sõltub väga palju.
et sa oled range, aga samas sa oled selline, kuidas see on siis innustav või selline. Nii Annika, kas arvad, et ilma isata pojast võib ka kasvada täiesti selline mehine mees? Arvan küll. Ma arvan küll, aga no jah. Aga kuskilt nad selle eeskuju siiski võtavad, et ikkagi kuskilt mingi mees, eks ole. Paljudel on tõesti vanaisad, kes on, eks, ja tõesti mingi, ja tegelikult ikkagi vajavad seda mees eeskuju ka absoluutselt. Ja nad on leidlikud ka, nad tegelikult saavad, nad otsivadki eeskuju ju. Kellegi järgi nad ju teevad midagi. Et me ei ole ju isolatsioonis, eks ole, selles mõttes, et see maailm meie ümber on ka ikka hästi oluline. Just, et see keskkond võib-olla ongi ikkagi kõige tähtsam. Et kui laps esimeste eluaastate jooksul salvestab endasse kõik, mis toimub tema ümber, et siis sealt saab see kõik ju alguse. Et sina arstina oskad kindlasti öelda, et mis eas on miski oluline. Ja 0-7 kahtlemata, eks ole, lapse areng hakkab läbi liikumise, seni kuni ta siis oma selgroo ise vormib ja suudab tõusta ja rääkima hakata ja esimene mõtlemine. Et see on märksõnad on matkimine, seesama liikumine, eeskuju, eks. Ääretult oluline, et kõik see läheb ju täiesti füüsilise naha vahele, mida ta näeb ümbruses. Et laps on avatud meeleorgan kõikide meeltega. Ta nagu käs nimeb seda, mis tema ümbruses on. Isegi see, kuidas tema ümber inimesed kõnnivad, see on hästi oluline. Sest kui ei oleks neid inimesi nagu Maugliga oli, siis kõnniks laps 4 jalal. Talle on vaja seda eeskuju. Et inimeseks saamiseks on teise inimese olemasolu ääretult oluline. Ainult, et me tihti ei tea, et see nii oluline on. Kui me teaksime seda, siis me käituksime võib-olla teistmoodi. Et ei oleks nii-öelda norgus kodus ja räämas riietega ja kõnniks sirgemalt. Ja kui me teaks, siis tegelikult tuleb ju laps maailma ja ütleb, et aidake mul inimeseks saada. Ja ta usaldab meid meeletult. Ja iluti ma hoidsin süles ühte 6-kuust tüdrukut ja see avatas, millega ta mind vaatas. Ta lausa silitas oma väikse käekesega mind ja muidugi mu prillid, eks ole, emansed prillid talle meeldib. Aga see usaldus, millega nad maailma tulevad, see rõõmustab kõiki. See on niisugune usaldus, see on nii avatud pilt, et selles vastu sa armud sellesse pilku ja ongi veel, kui on oma laps, eks ole. Et selles mõttes see on absoluutne usaldus maailma vastu. Mitte kunagi elus ei ole niisugust usaldust maailma ja ümbruse vastu, kui on lapsel, väikesel lapsel. Võib-olla mingi vana inimene, kes on väga vaimne ja usklik või suudab veel sellist pilku omada, aga me reeglina kaotame selle elu jooksul. Nii et milline potentsiaal meile kasvatamises ja keskkonna loomises ja arendamises. Minul tekiski tegelikult küsimus selle keskkonnaga, et vaata, väga paljud ju panevadki selle lapse näiteks teleka ette. Mis siis, ütleme see 1-aastane laps, mis ta sealt siis omandab? See on küll nüüd tõsine küsimus, sellepärast, et see aastane peab liikuma ja oma keha peremeheks saama, selle keha nii-öelda enda omaks tegema ja ta peab meeltega vaatama, eks ole, silmadele saama meeltemuljeid ja kõrvadele ja mis iganes meeltele, aga see ühetasaline pind, eks, mis sealt tuleb ja veel paneb veel täiesti liikumatult istuma. Et see ei ole muidugi see keskkond, see on mürklemusel. Sest ta ei saa minna seda arendama, mis tal praegu on tulipunktis. Ja sealt võib ka ju tulla, sealt võib ka eeskuju tulla. Jah, ma mäletan, et 1-aastasele veel ei pakkunud huvi see kuskil 2-3-aastasele oli see aeg, kui juba laps, kui ta juba tundis huvi selle multika vastu. Aga 1-2-sed, neid ei huvitanud. Aga vaata, nüüd on uued asjad, öeldakse, et laps ole rahulik, annan sulle tahvli kätte ja ole. Ja 3-4-aastaste puhul juba küll, jah.
nii, aga ma sooviksin teilt veel küsida sellist asja, et te olete mõlemad väga edukad naised, te olete teinud karjääri ja samas on teil ka mitmed lapsed üles kasvatatud. Et kuidas te olete selle kõigega nagu hakkama saanud? Ja kas te tunnete, et kuigi te olete ka tegelikult tööalaselt olnud edukad, et kas te tunnete, et teil on kõigi laste jaoks olnud ka veel seejuures piisavalt aega? No see on nii raske küsimus, tegelikult on, ega midagi üle ei jää ju. Ega ei jää mitte midagi üle, sa lihtsalt elad. See on nii nagu Uku Arus. Elada ei jõua, siis sure ära. Aga pead elama. Ja ei ole lihtne. Ja seda enam, et lapsed on erinevad. Nende vanuste järgi just. Nad on erinevad oma iseloomudelt, no nad on nii erinevad, et sa pead emana siis või vanemana ju muutma absoluutselt oma suhtumist või isegi seda, kuidas ma ütlen, seda hinge olukorda, mis sul äkki oled kuri näiteks, aga sa oma lapsega, sa ei saa temaga kuri olla, sest see ei vii kuskile, sa tead, et see ei vii kuskile, siis sa pead ennast viima mingisugusele sellisele tasemele, et sa saad temaga suhelda. Sest ta lihtsalt ei võta vastu sinu selliseid vibratsioone, sa oled liig tema jaoks siis ja siis läheb veel rohkem käest ära. Et jah, minul on raske, mina olen ise selline äkiline või koleeriline ja üks minu laps on hästi, ma pean väga valima ja ma kogu aeg õpin juurde, kuidas suhelda, et just nimelt, et ennast siis rahu seisundisse viia, et see on, ma arvan, et see on enese kasvatus kõik. Ja see rahulikuks jäämine, see on suur väljakutse. Et sinul on vanemana oma nägemus sellest, kuidas peavad asjad olema, aga lapsel on hoopis teine, kogu mõttesüsteem. Tema see nagu tõlgenduse asjast ja sellest sinu soovist on hoopis teine ja temal on oma soovid. Aga me räägime. Meie juba räägime, me oleme juba nii vanad, et kui on vaja midagi teha, siis ma põhjendan, miks on vaja teha. Ja tegelikult minu kõige vanem tütar on 25 aastat vana ja juba talle pidin ma seletama kõike. Teised emad ütlesid, et tee nii ja kõik lapsed tegid. Mina pidin seletama. Ta küsis miks. Iga asja peale ta küsis miks. Ja ma kogu aeg seletasin. Ja ma mäletan, et ma olin nagu nii solvunud, et teiste lapsed kõik teevad niimoodi nagu peab ja minu omale ma pean kogu aeg seletama. Mis vanuses see oli? Ta oli väike, 2-3, ta küsis kogu aeg, miks ma pean. See on hea periood, kus on see miksi periood. Aga tegelikult see on nii huvitav, et minu poeg küsib ka pidevalt, et miks on see asi nii või teine asi nii. Ja tegelikult me võime mõelda küll, et see on tüütu, et ta küsib, aga samas kui me hakkame tegelikult mõtlema, et tegelikult see on nii väärtuslik, et ta küsib. Et ta küsib meie kui vanema käest ja meil on tegelikult see vastutus ja võimalus tegelikult nagu rääkida, kuidas meie näeme. Et see, et lapsel on huvi elu vastu, suur probleem ongi see, et kui see huvi elu vastu ära kaob. Nii, aga Anne, sooviksid sa öelda selle küsimuse kohta? Ma olen palju selle üle mõelnud, kas ma olen hea ema olnud või ei ole hea ema olnud. Ja kuidas ma ütlen, et kuna ma õppisin ka ametit ja arstiks saamine võtab palju jõudu ja aega, siis see on nii nagu Annika ütles, et see on olemine. Selles mõttes, et sa ise oled teel, õpid omandad elukutset, siis sa loed oma lapsed üle, kui neid juba 3 tükki oli, vaatad, kes siis lasteaeda, kes kooli. Et see ei ole lihtne, aga ise tahad areneda kellekski saada, mingi elukutseks olla edukas. Ja samas kuidagi noorena need lapsed lihtsalt kasvavad ja öeldakse, et noore inimese lapsed on andekad. Mul on 23 aastat esimese ja viimase lapse vahe
ja elu teises pooles, kui mul oli teadmisi rohkem, siis ma püüdsin rohkem neid nagu teadlikult rakendada. Aga lõppkokkuvõttes ütlen ma niimoodi, et tegelikult on kunst selles, et sa vaatad, kes see laps on, mis on tema konstitutsioon või kehaehitus, mis on tema temperament, millega ta tuleb, mis on tema küsimused, millele on avatud, millele on tal huvi, mida ta märkab ja mida sa pead talle nagu andma ja samas jälgima päevarütmi, eks ole, see on alus tugevaks minaks, toitma teda, eks ole, korralikult, sest see on vundament ju füüsilisele kehale kogu elukaareks ja tema hinge vajadused nagu rahuldama. Aga see, mis välja tuleb või see, et sa pead eri laste puhul märkama erinevaid asju, nagu Annika ütles. Ma toon näite, et näiteks minu viimane 5-aastane poeg teatas mulle ühel päeval, sina ei vali minu riideid, mis ma lasteaeda panen. Mina valin ise. Kuna ma olin piisavalt vana juba ja ma ei viitsinudki enam, sest minul pidi alati kõik värvi järgi olema, kõik harmoniseeruma, siis ma lasin tal seda teha. Nüüd ta läheb augustis moedisaini õppima Eesti Kunstiakadeemiasse, sai sisse Kaitseväge. Aga ma nüüd tagantjärgi ütlen nagu lõbusalt, et küll on tore, et ma märkasin tema seda vajadust, sest tegelikult on see tema elukäigu, eks ole, unistus saada moedisaineriks. Ja tal oli selle koha pealt juba oma nägemus. Kui ma oleks teda nii kasvatanud nagu esimest last, kellele ma lihtsalt ladusin selle riidehunniku oma arvust sobivad ette ja ta pidi selle selga panema, sest ta ei tahtnud veel kaas, ma pidin seda ise tegema päris pikalt. Nii et kui ta esimesse klassi läks, oli mul ikka tõsine mure, kas ta võimlemistunni järgselt suudab ennast riidesse panna. Et selles mõttes, et sa märkad ka nende erinevaid küsimusi või väljakutseid. Et just kui palju lapsi on, siis on tõesti hämmastav. Ja ikka tuleb see märkamine, see, mis on mehe ja naise suhetes täpselt samamoodi, et märkamine, sa näed. Ja kui sa vaatad nende nüüd seda elukaart, nad on ka juba, eks ole, juba teatud elu ära elanud, ja muidugi, mida ma olen teinud, ma olen nagu siunanud ennast teatud möödalasmiste pärast, kus ma mäletan, et ma ei viitsinud või olin laisk või ma olin väsinud või. Ja siis ütles mulle üks vana mees, kes oli käinud ka Tšornobylis omal ajal, ütles mulle niimoodi, et tead, Anne, ei ole vaja süütundeid tekitada. Oluline on, et need asjad, mis sa oma laste puhul valesti tegid või tunned, et sa ei teinud piisavalt, et sa muudad seda oma lastelaste juures. Et sa saad lapselapsi toetada. Ja seda olen ma teinud, et olen toetanud vastavalt sõjaperioodil, eks ole, oma lapselapsi, et neile anda siis seda, sest vanavanema suhe ei ole nii tihe nagu emal ja pojal. See on väga tihe. Ka surmani, ütleme, on siiski see side, meil nii nimetatud eeternabanöör. Aga vanaemana saad sa, sul on elust ülevaade, sul on elukogemus ja sa saad hoopiski, sul ei ole niisugust karjuvat hingesidet pojaga, et tahaks isa eest teda alati kaitsta, kui isa teistmoodi arvas. Ja tegelikult mida ei tohiks teha, sest laps on valinud oma vanemate, peab oma õppetunnid saama, eks ole. Et jah, ütleks. Aga ma arvan, et lõpetame seekord, et ma olen teile väga tänulik, et te vestlesite minuga ja see, mis sa mainisid, et tähendab hea ema. Ma arvan, et kõik emad on head emad, sellepärast, et kõik me emadena anname ju endast parima. Ei tohiks mõelda endast kui halvast emast, et me teeme ju endast kõik oleneva, et olla nii hea, kui me siis parasjagu suudame. Ja, ikka muidugi. Ja me oleme ju kõik tegelikult, tähendab, meil kõigil on teatud vajadused. Et sõltumata sellest, kas me oleme siis ema või mitte. Ja me armastame lapsi vaatamata sellele, kui nad valaks nad parasjagu on saanud. Et see on päris kindel, et selle üle on nagu see ikka see hea saatmine, et ka vaimselt ja kõrvalt kaugelt vähemalt saadad, kui rohkem ei saa teha antud momendil. Aitäh kuulamast! Kohtumiseni!
oh, oh.